Hei, mina olen Joosep ja täna me sööme siis tilkuvat burgerit. Sööme siis räägupesas. Võin täidata räägupesa. Jah, siin on päris hea. Lennuk on hea. Lennuk on. Ja Taavi on ka siin. Hei, ma siin olen ja varblaasid on ka meil seal, et võiks võibolla näinud. Ja näed, vaadataan ja. Nemad on ikka meil head sõbrad. Tänane tellimus on siis räägupesa, topelt räägupesa burger, hästi oluline jook ja friikad ja muidugi meie lemmik pelmeenid hapukaarega. Räägupesa, topelt räägupesa näeb siis siuke välja. Näite lähemalt võib-olla. Teil on mitte midagi aru saada. Laust. Ja ongi söök. Ma teen siis esimese ampsu. Esimene amps. Burgerisööjate liidu amps. Muidugi. Mis siis muu on ju. Kuidas ma söön seda ainult? See on ainuke liiga. See on täitsa burger. Kuna liit on nagu abielu, siis Joosep on ise endaga abielu. Taavi tegi enda ampsu. Näita Taavi. Tere. Pardon. Ma peaks ikka kultuurne olema. See on hästi kapsane ja siukene hästi salatine burger. Ütleks, et väga putka burgeri moodi, aga keskmisest kvaliteet on. See on väga suur ja kogu mu nägu on täis nüüd. No suurt võimatu süüa normaalselt. Et need pelmeenid on täitsa 9 pelmeeni 10. Kõik head. Õnnetus juhtus. Nüüd kurb päev meile kõigile. Pool burgerit kukkus maa. Selle meenutuseks sööme burgerit edasi. Et friikatele ma annan ausalt hinnangu, et need on... Ma mõtlesin, et nad on 6, aga need on 5. Aga need hästi söödavad selles mõttes. Aga see burger on, meenutades nüüd, ma võrdlen seda kõige esimese burgeriga, mis me tegime, sest et see on täpselt sama klassi burger. Sest on palju suurem, palju kapsasem, odav ketšup on sees. Sibul on siin sees. Pihv on parem kui esimesel. Aga selline hästi siuke mahlane burger on see. Et löristad kogu elu täis. Shaky cam. Appi, burger lagunes. Mis juhtus? Miks see burger lagunes? Häire, teie burger on lagunenud. Teie burger on lagunenud. Proovime seda parandada, süües seda. Kiiresti evakuatsiooniplaan. Teie burger on lagunenud. Ei, liha ka lagunes. Asi on nii hull, et juba sügavuselt lihas. Asi on lihas. Kuidas seda burgerit peab vist dussi alla minema? Kohad on nii täis igasugust kõik riided ka pessu. Ketšupi ja näed, siin on veel Selle võib tagantjärgi täiesti ristida blögersburgeriks. Ehk siis tavainimestele tuntud kui blögaritm. Lihtsalt enamus sellest lörtsist nagu läheb kaot, siis sa ei saa seda ära juua ka. Selles mõttes, et ei ole väga viga. Tüüpiline putka burger. Umbes mina olen jälle söönud ja Taavi jälle sööb ikka, sest ta on siin nüüd aeglus kuubis. Tasa sõuab. Ei mädanevad aerud ära. Kõik ülejäänud burgerid on siin juba hävinenud sekunditega. Selge. Nii et neile meeldivad burgerid. Nii et Eestis on ka teisi inimesi, kes burgerid sööb peal meie ja... Nad burgerite liitu kutsumas, sul oleks üks tipp kalla seal. Selline mähe jääb üle sellest. Nagu tita oleks just siia teinud oma häda sisse. Tõeline mähkme burger. Kõvema häälega palun. Mähkme burger! Veel kõvema häälega. Mähkme, praegu peal saab topelt mähkme burger. Kõigest juba saite aru, see on väga mahlane, väga hullud kapsane. Pihv oli hea, üle keskmise, aga ja ei olnud kuiv. See on hea, kui pihv ei ole kuiv, siis on hea. Ja sai oli hea.
ja no, see oli suur, kõhu saab täis, on lisapöial. Mina ütleks, et see on 7. Põhimõtteliselt olen mina nüüd pudekeri söömise saavutanud siin räägupesas ja ma varem ei ole siin tihti käinud. Jõuda või? Et ma ütleks, et pudekeri maitse poolest ei olnud üldse halb. Üldse halb ei olnud maitse poolest. Aga sellel oli üks väga tähtis viga. Oli see, et põhimõtteliselt pool pudekeri kukkus maha. Pool sellest pudekerist läks lihtsalt kaduma. Seega... Ja viskasid ära. Jah, just. Seega ma annaks sellele ka 7, ma arvan. Sest no, maitse oli hea. Oli ju hea, täiega hea maitse. Aga lihtsalt see oli siuke vedel mähe su käes. Kes on sama hull odava ketšupi vihkaja nagu mina, siis siin on odava ketšup sees, ma hoiatan. Et siis see oli siis Põlksivennad ja... Seekord siis niimoodi. Likeige ja dislikeige ja subscribeige ja vaadake järgmisi Põlksivendi ja... Head Põlksi. Ja head Põlksi, jah.